tere tulemast kõigile, minu nimi on Greta ja kui ma täna siia Viru konverentsi keskusesse sõitsin, siis mul tuli meelde, et mult hiljuti küsiti, et kui kaua võtavad muutused aega ja see puudutab, eks ole, täpselt meie teemat, aga mulle tundub, et kuidagi palju olulisem sellest, kaua need muutused aega võtavad, on see, et tuleb teha esimene samm. Nüüd, kui te korraks mõtlete selle peale, et kunagi, kui te olite ise päris pisikesed lapsed ja te alles õppisite kõndima, siis ilmselt te olite väga kohmakad. Ilmselt te kukkusite mitu korda, kriimustasite ära põlve, lõite ära pea, aga olenemata kõigest sellest te tõusite iga kord uuesti püsti ja läksite edasi. Tänaseks olete te ilmselt õppinud kõndima, ilmselt olete õppinud jooksma ja igal juhul olete te jõudnud täna siia, nii et see on juba väga hästi tehtud. Ja tegelikult, miks ma sellest kõigest täna räägin, on see, et kogu võti või kogu saladus selles, et kuidas luua hästi toimivaid võrgustikke, on see, et tuleb tõusta uuesti püsti või õigemini nendel inimestel tuleb tõusta uuesti püsti. Ehk siis see puudutab väga selgelt seda, et need inimesed, kes on nendes hästi kohanevates võrgustikes, on tegelikult ju need inimesed, kes ongi kukkunud, võib-olla pea ära löönud, aga ometi tõusnud uuesti püsti. Ja tegelikult me hakkame täna sellest kohe pikemalt rääkima ja minuga on selleks kaasas mu armas kolleeg Kati. Ja võib-olla on nüüd paslik öelda, mida ma algul jätsin ütlemata, et me täna esindame siin või räägime sellise koolitus- ja konsultatsiooni ettevõtte nimel nagu Aeternum. Ja see annab meile hästi väärtusliku kogemuse või võimaluse näha läbi koolituste ja konsultatsioonide hästi paljude ettevõtete hingeelu või sellist köögipoolt. Ja kui me mõtleme nendele hästi toimivatele võrgustikele, hästi kohanevatele võrgustikele, siis läbi selle, et me oleme nii paljusid erinevaid meeskondasid näinud, siis me saame täna selle, kuidas neid võrgustikke luua, tuua teieni läbi praktilise kogemuse. Nii et Kati, ma annaksin sõna sulle, tore, et sa täna siin oled ja mul on väga hea meel sinuga nendest teemadest täna rääkida. Tere Greta, tere kõik kuulajad ja vaatajad, et mul on siiralt hea meel, et meil on võimalus täna järgmised 30 minutit siis teieni tuua sellised praktilised nipid, et kuidas luua neid hästi kohanevaid võrgustikke ja võib-olla ma lihtsalt Gretat natukene täiendan selles osas, et üks on see, et kindlasti, et see toetub meie enda kogemusele, aga lisaks sellele siis ka ma tahaksin tuua sellist nagu teoreetilist baasi sisse ka, et mida täna siis psühholoogiaalased nagu uuringud meile ütlevad selle kohta, et mis on siis nende hästi kohanevate võrgustike tunnused. Nüüd, kui me olen juba mitu korda siin nimetanud, eks ole, sõna võrgustik ja sina juba kasutasid seda, aga selleks, et me võib-olla kõik ühele pildile jõuaksime, siis võib-olla sa natukene räägid sellest, et kui sa räägid sõnast võrgustik, siis mida sina selle all silmas pead, sest et mulle kuidagi tundub, et tänapäeval me hästi tihti kasutame seda koos kõigi nende sünonüümidega nagu kogukond ja kommuun ja nii edasi, et mida sa selle all mõtled või kui me täna räägime sõnast võrgustik, siis millest me tegelikult siis räägime? Absoluutselt, et see on selline ilus popp sõna, et tõesõna me saame täna võrgustik öelda siis sõpruskonna kohta, meeskonna kohta, organisatsiooni kohta, aga samamoodi ka pereringi kohta. Ja miks me saame sellist ühtset mõistet nagu võrgustik siis kasutada, ongi see, et kindlasti suhted tänases maailmas on läinud universaalsemateks, õigemini inimesed ootavad siis erinevatelt nendelt kogukondadelt, olgu see siis meeskond, organisatsioon või perekond, tegelikult sarnasemaid suhteid. Ja sellepärast, kui ma peaksin siin defineerima, et mis see kogukond või mis see võrgustik siis tänases mõistes on, siis need kindlasti on eelkõige inimesed, kellel on mingisugune ühine eesmärk ja kellel on siis teatud sellised kokku lepitud rituaalid või protseduurid, protsessid, kuidas nad seda eesmärki saavutavad. Nii et me räägime siin tõesõna täna siis meeskonnast, organisatsioonist, aga miks mitte ka pereringist, nii et erinevad võrgustikud. Tegelikult ju sellised muutused ja ootamatused ja muutuste juhtimine on meie ümber olnud ju väga pikka aega. Miks see praegu kuidagi nii populaarseks on muutunud? Et absoluutselt,
et tegelikult stressi juhtimise temaatikaga me tegeleme juba viimased 20 aastat, sellepärast et muudatused ja erinevad stressorid on meie ümber siis olnud pikemat aega. Aga mul on siin kaasas üks väike tööriist, ma hea meelega kohe kasutaks seda selle jutu siis väikesel ilmestamisel, et mis siis tegelikult muutunud on ja millest me siis täna räägime. Et kui 20 aastat tagasi või isegi 10 aastat tagasi me rääkisime stressi juhtimise kontekstis siis sellest, et kui me inimestena praegu kujutame ette, et me oleme sellised kummilindid, mul on hea sihuke aeroobikalind kaasas, et siis need muudatused ja stressorid, mis väliskeskkonnas on, et need pidevalt meid nagu venitavad inimestena. Ja tegelikult küsimus oligi ju aastaid tagasi selles, et kuidas ma oleksin nii vastupidav, et ma laseksin ennast järjest rohkem ja rohkem venitada, et oleks ikka võimalik nagu kõvasti seda kummi venitada. Ja tegelikult täna, kui me räägime nagu muudatustega toimetulekust, siis me ei räägi enam sellest, et kuidas ma lasen ennast nagu kummi venitada, vaid me tegelikult räägime võimest liikuda hästi kiiresti nagu algasendisse tagasi. Ehk siis, ja sealt tulebki nüüd see sõna, ma kasutan, mis kõlab päris jubedalt, aga samas see on nagu väga oluline tänases maailmas, milleks ongi siis see resilientsus või siis säilenõtkus eesti keeles natukene, mitte küll eestikeelsem, aga mitte küll väga palju lihtsam sõna, aga see siis tähendabki seda, et kuidas ma siis nende muudatustega nii-öelda kohanen või selline nimetatakse vahel ka psühholoogiline fitness, et kui need stressorid ja kõik mind venitavad, kuidas ma nagu hästi kiiresti liigun nagu algasendisse tagasi. Ja võib-olla ma veel täpsustan ka seda, et tegelikult seda säilenõtkust vaadatakse siis indiviidide kontekstis ehk inimeste peal, aga tegelikult kogu siis erinevate võrgustike peal, ehk siis meeskonda me võime ka hinnata selle järgi või perekonda, kui säilenõtke ta parasjagu on. Ja mis on nüüd hea uudis? Hea uudis on see, et õnneks ei ole midagi 100% geneetilist, vaid seda on võimalik endas siis arendada ja siis need ongi need nii-öelda mõtted, mida me täna teile siis anname, et kuidas endas seda nagu säilenõtkust siis arendada. Siis mulle tundub ka, et kui ma nagu korraks mõtlen tagasi selle möödunud kevade peale, siis justkui inimestele, et olenemata sellest, et need muutused on nii kaua meie ümber olnud ja muudatuste juhtimine, aga see kuidagi inimestele tuli ikka üllatusena, et maailm muutub või nii suurel määral muutub, aga tõesõna, ma olen hästi nõus suga, et ilmselt see sisuline tasand on lihtsalt nii palju muutunud. Aga võib-olla, kui sa mõtled nüüd oma kogemusele koolitajana, oma kogemusele erinevate nende meeskondade võrgustikega, siis kas sa oled märganud, et on olemas sellised mingid, ma ei tea, kas ühised tunnused või midagi, mis iseloomustab neid meeskondasid, kes tulevad nagu eriti hästi nende ootamatuste ja kriiside ja igasuguste selliste asjadega toime? Jaa, absoluutselt, et neid kindlasti nagu ühendavad nii-öelda sarnased siis kriteeriumid või põhimõtted, et võib-olla esimene asi, mida ma kohe tahaksin välja tuua, on see, et kindlasti säilenõtkemad on meeskonnad, kus igapäeva osa on selline huumor, nali ja olulisel kohal on mäng. Et võib-olla see on nagu selline esimene asi, et täna ka, kui meid siin kuulavad ja vaatavad mõned nagu võrgustiku sellised eestvedajad või juhid, et siis hästi oluline on nagu vaadatagi seda, et tegelikult kui palju sinu meeskonnas täna on sellist naljaviskamist, huumorit, mängulisust ja kui palju tegelikult sellise igapäeva tõsise töö kõrvalt me tegelikult suudame nagu nautida sellist nagu kirge ja elujõudu, mis tegelikult selle huumoriga alati kaasneb. Ja võib-olla ma toon kohe ühe praktilise näite ka, et ma mäletan, et siin mõni aasta tagasi me koolitasime ühte finantsasutust ja neil oli selline eesmärk, et nad tahtsidki oma meeskonda nagu rohkem sellist fun'i ja mängulisust sisse tuua. Ja siis mida nemad otsustasid, oli see, et iga päev, igas siis kliendi kontaktis nad hakkavad kasutama mingit kindlat sõna iga kliendiga või siis mingit sõnapaari. No näiteks ma mäletan, et üks reede oli selline sõnapaar nagu roheline baklažaan. Ehk siis see inimene finantsasutuses, kes kliendiga suhtles, pidi siis igas kliendi kontaktis seda sõnapaari kasutama. Ja see tegelikult tõi
sellist nagu väga mõnusat feelingut ja sellist nagu mängulisust nende tööellu ja see nüüd ühtlasi on mitte ainult kogemuse põhjal, vaid siis ka teaduslikult selgeks tehtud, et see aitab kaasa siis paremale kohanemisvõimelisusele. Tundub, et kliendiga suhtlejad on sellised suured mängijad. Mul lihtsalt kuulates su juttu siin sellest huumorist ja mängulisusest, siis mul tuli meelde 2 meeskonda. Üks meeskond on siis see, keda puudutab see huumorijutt nii-öelda. Ehk siis nad toimetavad sellises sotsiaalvallas ja nende igapäevatöö on tegelikult, ma ütleks, väga keeruline, sellepärast et ootamatusi, keerulisi kliendikontakte ja igasuguseid väikeseid selliseid kriise, millega siis päevad läbi tegeleda, on neil ikka tohutult. Ja nende kohvinurka piiludes, ma käisin siis neid vaatlemas ja neile pärast tagasisidet andmas, et nende kohvinurka piiludes siis ma arvan, et mõni inimene võib sellest huumorist, mis seal seinte vahel rükkas, ikka ära ehmatada. Aga ilmselgelt on see midagi, mis tegelikult neil aitab siis olla säilenõtkem ja paremini nende olukordadega kohaneda. Ja võib-olla teine näide, mis mul meelde tuli su jutu peale seoses selle rohelise baklažaaniga, eks ole, siis ma tean, et üks telekommunikatsiooni ettevõtte meeskond, nemad siis hakkasid kunagi koguma klientide naeratusi, ehk siis igas kliendi kontaktis pidid nad klienti võimalikult mitu korda naeratama panema ja pärast siis päeva lõpuks nad omavahel võrdlesid, kes siis oli klienti rohkem naeratama pannud. Ja ühel hetkel, kui sellest juba liiga lihtsaks on ja muutus, siis nad võtsid klientidel komplimentide kättesaamise ette. Aga peale seda ma ei teagi, kuidas neil selle komplimentide teemaga läks. Kui sa nüüd mõtled nende võrgustike peale, kes siis tulevad nende kriisidega hästi toime, et sa tõid välja mingid tunnused, mis neid iseloomustavad, aga kas neil on ka mingi selline ühine mõtteviis võib-olla, mida on alati selliste säilenõtkete meeskondade puhul märgata? Et jaa, kindlasti on, et üks, mis nagu väga selgelt on seotud sellise kohanemisvõimega, on tegelikult see, et kui palju üks meeskond suudab väärtustada arengut. Ja ma arvan, et see on üks nagu oluline nüanss, et tegelikult kui meid tabavadki elus mingisugused sündmused, mis võib-olla esmapilgul ei tundu kõige meeldivamad, mis võib-olla on ka lausa mingisugused suuremad kriisid, et siis selle asemel, et hakata nagu otsima süüdlast või tegelikult väga sügavalt kaevuda probleemidesse, siis selle asemel võiks tegelikult oma mõtteviisi keerata selliseks, et aga mis tegelikult see olukord meile õpetab või veel parem, et aga mis võimalusi see meile annab. Nii et järgmine kord, kui sina oma võrgustikus võib-olla tajud nagu sellist süüdlaste otsimist või probleemidesse kaevumist, siis ma arvan, hästi oluline on teha nagu stopp ja öelda, et aga head sõbrad, et vaatame korraks, et tegelikult mis kasu see olukord meile hoopistükkis võib-olla annab või mis võimalusi see meie jaoks loob. Nii et siis nagu arengu väärtustamine, et see on kindlasti üks asi, mis on väga selgelt siis korreleerub selle säilenõtkusega ka. Ma mõtlen, et arengut kui väärtust on ju tegelikult meeskonnas väga palju võimalik nagu esile tõsta või tuua juurde oma meeskonda, et kui ma mõtlen näiteks meie meeskonna peale, siis meil on alati kombeks vähemalt paar korda aastas siis, et kõik, mida keegi on õppinud, siis see teistele ka nii-öelda lauale tuua või teha sellest parimatest paladest on ju kokkuvõte, et siis teised saaksid ka õppida ja kusjuures minu meelest eriti tore on see, et ise sa arvestades, kui palju on tänapäeval igasuguseid veebikoolitusi ja raamatuid ja põnevat infot, siis ise sa ju kõike omandada ei jõua, aga kui keegi sulle selle sette nii-öelda lauale toob, siis see loob mulle võimaluse tegelikult palju rohkem õppida. Ja tegelikult ma mõtlengi, et sellised iseseisvat õppimist, arvestades kui palju seda tänapäeval maailmas on, siis tegelikult tasuks seda liidri või juhina kindlasti on ju soodustada, et suunata inimesi neile veebinaridele, võib-olla raamatuid lugema ja nendest nagu mingeid põnevaid järeldusi tegema. Absoluutselt, ja just see on hästi oluline, et üks on see, et ma õpin nagu indiviidina, aga ma tegelikult nagu alati jagan seda teadmist ka oma siis meeskonnaga või pereringis, ehk siis me koos vaatame sellele otsa, et mida sellest olukorrast siis on õppida või mida sellest, mida keegi näiteks tegi väga ägedat, mida meie saame siis oma meeskonda nii-öelda näiteks kopeerida, eks ole, heas mõttes. Kas nüüd on võib-olla veel midagi meelde, mis iseloomustab sellist mõtteviisi?
või midagi välja tuua? Et mis seda säilenõtkust veel siis nii-öelda laseb meeskondadel olla siis säilenõtkev. Et noh, kindlasti üks nagu selline väga oluline mõtteviis on ka see, et või isegi see ei ole mõtteviis, vaid tegelikult see on selline nagu tunnetus, mis võib-olla on Eesti meeskondadel või organisatsioonidel nagu kõige nõrgem ja see on selline kogukonna tunnetus. Ehk mis see siis tähendab? See tähendab seda, et on tõesõna nagu leitud seos, et kui inimesed ja see võrgustikus nagu tunnevad ennast hästi ühtsena, siis tegelikult nende vastupidavus igasugustele muudatustele on nagu parem. Ja mis omakorda seda nagu kogukonna tunnetust siis kindlasti nagu suurendab, on see, et meil on olemas mingisugused nagu jagatud väärtused omavahel, ehk me tegelikult siis oleme nagu mõtestanud seda, et mis meie kõigi jaoks on ühiselt oluline ja pluss siis teine asi kindlasti see, et me jagame mingisuguseid õnnestumisi omavahel. Et kuidagi mulle tundub, et eestlased on hästi selline nagu individualistlik kultuur ja me pole harjunud üks asi nagu küsima kelleltki väga toetust, kui me vajame seda raskel hetkel või me pole harjunud ka jagama väga palju oma õnnestumisi, aga kindlasti see on oluline. Ja tihti minu käest küsivad näiteks ka organisatsioonide juhid või liidrid, et noh, et räägi, Kati, et mis sa arvad, et kas see ikkagi, kui ma investeerin raha sellesse, et me läheme koos, teeme midagi ühiselt, veedame aega, eks ole, või siis ma ei tea, suvepäevad, noh, mida praegu hetkel ei saa korraldada, aga mingisugused ühised nagu koos olemised, aja veetmised, et kas sellel on nagu ikkagi pointi, et kas see toob mulle lõpptulemusena selle kasu. Ma täna hästi kuulan seda mõtteviisi, et issand, kui ma olen 8 tundi päevas nendega koos, et nüüd ma hakkan veel peale tööd või nädalavahetusetega nendega koos olema. Ja absoluutselt, et siis ma tahaks võib-olla nagu rõhutada seda, et tegelikult see tasub nagu küllaga ära, eriti kui me nüüd vaatame nagu tänases maailmas seda, et täna ikkagi kõige olulisem ongi seesama kohanemine muudatustega ja see on otseselt siis seotud sellega, et kui tugev on meie kogukonna tunne. Nii et sellesse tasub investeerida. Ja sa tõid välja, et tegelikult seda tugevat kogukonna tunnet loob ka see, kui meile on ühised asjad olulised, ehk tegelikult see on ju see, mis kõneleb meie väärtustest selle kogukonnana. Et mul lihtsalt tuli siin meelde üks uuring, kus on siis uuritud tegelikult inimeste isiklikke väärtusi ja teadlikkus ka organisatsiooni väärtustest ja sellest, et kuivõrd on seotud see, kui palju töötaja siis on teadlik oma isiklikest ja organisatsiooni väärtustest. Ja noh, eks sealt uuringust tulid välja nagu sellised teada-tuntud tõed ja paar ka üllatavamat asja, et võib-olla see teada-tuntud tõde oli loomulikult see, et mida rohkem meie töötajad on oma isiklike väärtustega kursis ja teadlikud nendest ja mida rohkem organisatsiooni väärtustega kursis, seda rohkem on nad pühendunud. Aga mis võib-olla oli selline põnev, mille peale nagu esmajoonas võib-olla ei tuleks, oli tegelikult see, et tihti mulle nagu kuidagi tundub, et kui me hakkame looma või välja tooma neid kogukonna väärtusi, siis me hakkame pihta sellest otsast, et me hakkame vaatama neid organisatsiooni väärtusi kohe, kuna tahaks nagu hästi kiiresti, hästi tulemuslikult saada kõik neid ühiseid väärtusi kandma ja neid tundma ja nii edasi. Aga tegelikult, mis sealt uuringust välja tuli, et palju suuremat pühendumist loob hoopis see, kui me oleme enne tegelenud inimese isiklike väärtustega ja alles siis hakanud tegelema organisatsiooni väärtustega. Nii et see on kusjuures, Greta, väga hea, et sa selle välja tood, sellepärast et tõesõna üks seos, mis veel on leitud selle nii-öelda säilenõtkuse vahel, et mis siis muudab inimest ja organisatsiooni või võrgustike säilenõtkemaks, on siis see, et inimesed on nagu kontaktis iseenda väärtustega ja tegelikult see taandub nagu selleni ka, et kui nii-öelda nimetatakse, kui agentne ma olen, ehk kui palju ma tegelikult tunnen, et minust asjad sõltuvad, et kas ma nagu olen selline, et ma mõtlen, et mis mina siin organisatsioonis või võrgustikus mingi väike mutrikene, mina niigi midagi ei saa teha, minust niigi asjad ei sõltu või ma tegelikult tajun sellest, et seda, et mina olen oma elu piloot
ja mina tegelikult, minust sõltub palju. Ja kui ma seda tajun, siis tegelikult see muudab mind ja kogu seda siis võrgustikku nii-öelda säilenõtkemaks. Nii et see kontakt iseenda väärtustega ja see nagu säilenõtkus, et need on siis väga selgelt omavahel seotud. Ja sellepärast ma ka nagu julgustan kõiki võrgustike eestvedajaid, et tegelikult, et kui te täna mõtlete, et kas see raha või see investeering aja ja energia näol, mida ma olen teinud näiteks mingitesse väärtuste koolitustesse või töötubadesse, et kas see päeva lõpuks nagu tasub mulle ära, siis ma julgustan küll, et ma arvan, iga see investeeritud sent lõpptulemusena nagu tasub kuhjaga tänases maailmas ära. Ja eriti muidugi siis, kui siis alustada, nagu me aru saame, kõigepealt inimese isiklike väärtustega tegelemisega ja seejärel siis liikuda alles on ju meeskonna või selle võrgustiku tasandile. Ma ei tea, kui sa mõtled nüüd nende säilenõtkete inimeste või võrgustike peale, siis kas neil peavad olema mingisugused eeldused selleks, et hakata nagu sellist säilenõtket võrgustikku üldse nendest eraldiseisvatest indiviididest looma? Jaa, et see on hästi hea küsimus ja tegelikult see taandub natuke sellesse nagu eelmisesse vastusesse ka, et küsimus on selles nagu agentsuse tajumises. Ehk siis ma arvan seda, et täna ikkagi eelisseisus on need võrgustikud, kus juba on loodud selline kultuur, kus me tunneme, et mul on nagu vabadust otsustada ja ma saan asjade eest vastutada. Ehk siis need organisatsiooni või meeskonna või mingisugused kultuurid, kus ma tegelikult tajun enda agentsust, kas ma olen siis töötaja või mõnes muus rollis, et see tegelikult on hästi suur eeldus, et ma ei saa nagu täna meeskonna liidri või juhina mõelda seda, et nüüd automaatselt ma nagu loon muutustega hästi kohaneva meeskonna, vaid tegelikult mul on vaja selleks luua mingisugune eeldus. Ja see eeldus on tõesõna see, et meil on kultuur, kus igaüks teab, mis on tema vastutus, ta võtab seda hea meelega, sellepärast, et tal on olemas otsustusvabadus. Ja võib-olla ma teeks siinkohal kohe ühe väikese sellise ka raamatusoovituse, et juba, ma ei tea, aeg lendab nii kiiresti, et äkki umbes 1,5 aastat tagasi on tõlgitud ka eesti keelde üks raamat, mis tegelikult on väga palju just nimelt Ameerikas siis furoori tekitanud ja see on siis Netflixi loojatelt see Patty McCordy raamat Jõud, ja vot tema, mis selle raamatu nagu fookus on, ongi see, et kuidas tegelikult luua sellist organisatsiooni kultuuri, kus tegelikult inimesed tajuvad seda agentsust või nad tahavad siis võtta vastutust, sest neil on olemas oma otsustusvabadus. Nii et ma kindlasti nagu soovitan, et kes selle kultuuri kallal täna töötab, siis tasub seda kindlasti uurida. Ma korra mõtlesin, et ma küsin sult, et mis sa arvad, kuidas nendega Eestis lood on, aga ma vist ei hakka seda küsima, sest mulle tundub, et Eestis täna veel see seis on natukene sihuke, ma ütleks siis kesine, aga võib-olla siis ma küsin niipidi, et mis sa arvad, mis see põhjus on, et miks meil täna Eestis on pigem vähem, arvan, meeskondasid, kes on nagu väga säilenõtsked, kui et liiga palju? Jaa, et see ühe põhjuse ma juba tegelikult tõin ka enne välja, ma võib-olla siis kordan seda, et on see sama nagu nõrk kogukonna tunnetus on ju, et täna, kui üldse keegi räägib sellest kogukonna sõnast, siis see on valdavalt selline ikkagi noorem põlvkond, kes rohkem väärtustab seda, võrreldes siis vanema põlvkonnaga, kes võib-olla tundsidki seda, et kolleeg on kolleegile näiteks hunt ja ma pean iseenda eest seisma, ma pean iseenda eest nagu olema ja ma ei hakka midagi siin kellegagi jagama, et me oleme ju aastakümneid tegutsenud pigem konkurentsi kui koostöö nagu keskkonnas. Et ma siiralt usun, et see on muutumises, aga see on täna üks Eesti nagu meeskondade või võrgustike nagu suur nõrkus, miks neil ei ole võimalik muudatustega nii kergesti kohaneda. Ja teine võib-olla oluline asi, mida me täna ei ole siin veel puudutanud, aga mis minu meelest kuidagi viimasel ajal nagu väga eredalt tuleb esile, on tegelikult see, et meil inimestena ja ka võrgustikena puudub selline nagu tänulikkuse tunne. Et ma isegi ei ütleks seda, et see puudub, et ma arvan, see ei puudu, vaid pigem ilmselt nagu ei väljenda seda. Ja vot see on küll nagu nüüd hästi huvitav, et mitte ainult siis kogemusele tuginedes, vaid ka sellistele teaduslikele uuringutele psühholoogias tuginedes, siis on leitud väga tugev seos nende kahe asja vahel. Ehk siis, kui ma olen tänulik
ja oskan seda väljendada, siis see ühtlasi suurendab minu säilenõtkust. Nii et selline nagu tänulikkuse väljendamine, et see on kindlasti nagu üks asi, millega Eesti võrgustikud saavad tööd teha. Mulle nagu tundub ka kuidagi, et tegelikult me täna nagu pereringis ja lastega ja juba praktiseerime seda tänulikkust või vähemalt räägime selles kontekstis sellest hästi palju. Aga on sul mingi praktiline soovitus? Noh, ma ei tea, mulle kui liidrile, juhile, et kui ma nüüd otsustan, et ma tahan, et mu inimesed oleksid tänasest tänulikumad, siis mis ma nendega tegema peaksin hakkama? Jaa, ikka on. Et ma võib-olla kohe jagan ühte soovitust, mida meie oma meeskonnaga hakkasime tegema, ja minu meelest see töötab väga hästi. Et näiteks meil on iga 2 nädala tagant on sellised koosolekud, kus me siis jagame seda, et mis on meil 2 nädala jooksul juhtunud ja mis on meie järgmise 2 nädala plaanid. Ja seda koosolekut täna me alustame sellega, et igaüks toob välja ühe mõtte, mille eest ta on nii-öelda tänulik siis olnud selle nädala või 2 jooksul, ehk siis kas mille eest ta on tänulik või mis tal on läinud hästi. Ja mida ma veel nagu lisaks sellele olen näinud, et üks asi on see, et see tänulikkus kasvab, on see, et ma näen ka seda, et meeskonna liikmed nagu omavahel on hakanud rohkem jagama sellist positiivset tagasisidet ja tunnustust, mis teadagi Eesti juhtimisuuringute järgi on eestlaste ja Eesti juhtide üks nagu suurimaid nõrkusi kindlasti. No väga tore, mulle tundub, et me oleme selle teemaga nüüd kuidagi nagu saanud mitmeid nippe, mitmeid praktilisi soovitusi. Võib-olla siis nüüd selleks, et see kogu see asi kokku võtta, meil siin küll selja taga on nii-öelda need 5 punkti ka, mis täna tegelikult su jutus kõlama jäid, mis need kõige olulisemad on, et luua sellist hästi kohanemisvõimelist võrgustikku. Aga võib-olla sa annad nagu ühe soovituse veel, et kui ma tahan nüüd, et mu meeskond oleks säilenõtkem, siis mis ma nendega siis peale nüüd hakkan? Et ma võib-olla siis teen sellise punase nagu läbiva joone kogu sellest poolest tunnist, et alustame sellest, kes on võrgustik. Võrgustik, need oleme meie ise, need oleme tegelikult meie inimesed. Kui me tahame hästi kohanevat võrgustikku, siis me tahame tegelikult hästi kohanevaid inimesi. Ja inimene on tegelikult üks tervik, et pole vahet, kas sa oled tööl, oled sa kodus, oled sa sõpradega, tegelikult me oleme ikkagi inimesed. Ja võib-olla siit ma jõuangi selle nagu viimase punktini, selle tänulikkuse arendamise või õppimiseni, et ma arvan, et täna iga üks õhtul siis, kui me see tänane päev siin telekapildi taga saab läbi, et igaüks võiks siis minna koju ja hakata praktiseerima sellist harjutust, et õhtul voodisse minnes või siis õhtusöögilaua taga koos oma pereliikmetega, igaüks võiks välja tuua ühe sellise mõtte, mille eest ta on sellele päevale tänulik või mis tal läks hästi. Et mina praktiseerin täna seda juba üpris pikka aega, et teen seda oma pereringis ja mul on ka 3-aastane tütar, kellega ma seda täna teen õhtul voodis. Ja isegi vahel, kui tema või mina selle ära unustan, et seda peaks tegema, siis tema alati mulle tuletab meelde, et emme, et me pole veel seda ringi teinud, et mille eest me tänulikud oleme. Nii et võib-olla see on üks nagu soovitus, et mida kohe täna siin ja praegu me saame siis hakata praktiseerima ja arendama. Aitäh sulle ja mulle tundub, et ma veel omalt poolt tuletan meelde seda, et ma alustasin seda tänast juttu siin ka lastest ja kõndima õppimisest, hästi metafoorsetest asjadest, aga mulle tundub, et kõige olulisem ongi see, et täna siin arvutiekraani kinni pandes, siis tulebki minna teha ära see esimene samm ehk siis nagu selle suunas, et mingisugune muutus minus saaks toimuma, et kui ma tahan saada säile nõtkemaks, siis tasub proovida, katsetada, kui kukud, siis uuesti püsti tõusta või siis vähemalt see esimene sammuke ära teha. Nii et ma siis proovin juba praktiseerida seda, mida ma õhtul kodus peaksin tegema, et siis on üks asi juba tehtud. Ma ütlen omalt poolt suur aitäh sulle, Kati, ma ütlen aitäh meie kuulajatele ja ma loodan, et see säilenõtkuse ja resilientsuse teema siis kuidagi teid kõnetas ja võib-olla kui te tahate rohkem selle kohta teada, siis me oma Facebooki lehel tihti ka sellest räägime, sest see on meil kuidagi selline väga südamelähedane teema. Aitäh sulle, Greta, aitäh kõigile kuulajatele, vaatajatele, mõnusat päeva jätku!